aga minu jaoks ei olnud kindlasti mitte põgenemine, vaid see oli endale otsa vaatamise algas, sest ma ei olnud aastaid seda teinud. Ma olin täielikult kontakti endaga kaotunud. Minu tass oli nii tühi, et see oli kuivanud. Seal ei olnud nagu enam ei enda ega kellegi jaoks nagu mitte midagi. Ja nagu sa tead, siis meil ei ole mitte kellelegi, isegi endale mitte midagi anda, kui meie tass on tühi. Ja me peaksime alati alustama sellest, et me täidame kõigepealt tassi enda jaoks. Ja minu jaoks see äraminek oligi pigem see, et ma astusin sellest mingis mõttes mugavustsoonist siin Eestis välja, sest kui sa ei ole nagu oma autoga kunagi Eestist välja sõitnud ja sa teed seda üksinda ja sul on kaasas lemmikloom ja sa ei tea, kui kauaks sa lähed või kuhu sa lähed või mida sa täpselt teed, sa lihtsalt tead, et sa pead saama midagi muudetud, et sul sees midagi muutuks ja sa hakkaksid ennast nagu normaalselt tundma, siis see ei ole põgenemine. See on pigem nagu selline aususe esimene samm nagu. Et ma tunnistan, et mul on probleem, sest mul oli ärevus, mul oli depressioon, mul olid igasugused crazy'd mõtted, mis käisid. Mu süda oli nii lukus, et mu rinnakorv põhimõtteliselt ei liikunudki enam. Ma tundsin, et nagu seal oleks sellised metallist trellid ümber. Ja ma hingasin nagu hästi pindmiselt, et natukene liiguks midagi on ju, aga kõik oli lukus, nagu kogu see rinnaku piirkond. Ja see ei olnud normaalne elu. Ja kui sa arvad, et ma nüüd siin istun Eestis ja lihtsalt nagu elan niimoodi ja siis see on nagu mitte põgenemine või endale otsa vaatamine, siis see ei ole ju niimoodi.